Aga kuidas siis keerulisemates olukordades kogukondade kaasamisega hästi toime tulla? Asumegi kohe kuulama. Siit ta tuleb. Kui tervendame sood, kas tuleb krokodill? Kogukonna küsimusi haldab Palolill. Nii, daamid ja härrad, palun lavale Mari Palolill, Tartu Ülikooli ja Eestimaa Looduse Fondi kaasamispraktik. Ja aitäh, Kaupo, selle hea sissejuhatuse eest. Ma ei tea küll, kuidas suhtuda sellesse, et sa mind krokodilliga võrdled, aga ja enne kui ma oma ettekandega alustan, et siis ma ei saa ikkagi jätta vastu võtmata seda väljakutset, mida Kaupo on siin 2 päeva jooksul juba esinejatele andnud. Ja ma alustaksin niimoodi, et kui tulin siia Setomaalt, ei mingit häda, või noh. On hoitud iga esineja, kui modereerib Kaupo Kohv. Ja aitäh Kaupole ja aitäh kogu ülejäänud RMK tiimile väga hea konverentsi korraldamise eest. Aga mina siis räägin täna sellest, et mis siis saab, kui looduse taastamisega tuleb kaasa selline arvamuste paljusus või erimeelsused ja kuidas siis ikkagi kas neid erimeelsusi või koguni väärtuskonflikte, et kas neid on üldse võimalik kaasamisega lahendada või mida me siis peaksime tegema või kuidas mõtestama. Et võib-olla alustuseks natukene annan seda konteksti ka, et neid märgalasid on omajagu taastatud, aga võib-olla see, et kui palju neid täpselt on, kas üle 20 000 hektari või üle 25 000 hektari äkki juba tänavu aasta lõpuks, siis olulisem on võib-olla seda Eesti kaarti vaadates saada aru, et see on ikkagi väga laia ulatusega tegevus, et kõik need kollased mummud siin näitavad siis erinevaid märgalade taastamise kohtasid, et see ei ole üks või mingi nagu ühe piirkonna niši tegevus. Ja taustal on meil ju teadupärast riikliku taastamiskava tegemine, mis peab valmis olema juba vähem kui aasta pärast ja mis ma loodan, et läheb nüüd suure hooga käima. Et nende protsesside valguses on ju ütlematagi selge, et see vajadus neid erinevaid osapooli, kes selles teemas tegutsevad, et see vajadus nende väärtusi, nende rolle mõista on ülioluline selleks, et selle taastamisega edasi liikuda nii, nagu me tahame. Ja mina ise olen märgalade taastamisega kokku puutunud nüüd viimase 2-3 aasta jooksul projektis Waterlands ja see siis projekt tegeleb siis märgalade taastamisega Pärnu jõe valgalal ja meil on erinevad taastamisalad ja erineva kaasamiskogemusega taastamisalad, aga juba palju kõlanud Kikepera puhul me siis saime aru juba enam-vähem esimestel avalikel koosolekutel, et seal neid erimeelsusi on ja seal neid väärtuste põrkumisi on ka omajagu. Aga avalik koosolek, rahvakoosolek ei ole tegelikult üldse väga hea platvorm, mille kaudu neid erimeelsusi mõista või nende juurpõhjustest aru saada, et mis siis ikkagi inimesi häirib, kus on nende väärtused, mis on selle vastuseisu taga. Ja me saime aru, et me tahame natukene sügavamale kaevata selles teemas, et neid võib-olla paremini mõista selle vastuseisu olemust ja neid mõtteid või et mis inimestel siis kaalul on.
ja me tegime selle aasta alguses koos heade kolleegide Maie Kiiseliga ja Piret Pungas-Kohviga ühe üsna ulatusliku küsitlusuuringu Saarde vallas. Siis selleks, et selgitada paremini välja neid seisukohti nii selle Kikepera looduskaitseala enda kohta, looduskaitseala kui selline, kui ka siis nende plaanitavate taastamistööde osas. Ja et kuidas siis elanikud üldse nagu suhtuvad sellesse kaitsealasse ja millised asjaolud neid kõige rohkem häirivad või millised mitte. Ja see uuring ei ole kindlasti, et selle eesmärk ei olnud öelda, et võt nüüd nii palju suur protsent inimesi ma ei tea, toetab taastamist, nii palju ei toeta, vaid pigem see oli kaardistada sellise tunnetusliku üldise suure vastuseisu sees võib-olla neid mingeid erinevaid gruppe. Ja kuidas me seda siis tegime? Et me võtsime see punane ala, siin ongi siis Kikepera looduskaitseala ja me võtsime kõik eramaa omanikud, mis asuvad eramaa omandid, mis asuvad kaitseala sees või kaitseala piirist 3 kilomeetri kaugusele. Need sinised ja rohelised alad on siis, näitab seda eramaade hulka siin. Et maaomanikud, neid oli oma jagu, et nad on üsna oluline sihtrühm või oluline nagu selline osapool, sest et enamasti nad kardavad mõju siis oma maadele. Ja ka kinnistusraamatu ja rahvastikuregistri abiga siis saime nende inimeste kontaktid ja lisaks võtsime ka 1000 Saarde valla sissekirjutusega täiskasvanut selliseks nagu võrdlusgrupiks. Ja Norstat Eesti viis meie eest selle küsitluse läbi telefoni teel ja vastas 209 inimest. Et meie eesmärk oli vähemalt 200 vastust saada. Ja me küsisime küsimuste kokkupanekul päris pikalt kaalusime ja arutasime ja mitme töörühma koostöös tegime seda ja olid erinevad et küsimused, et kuidas inimesed suhestuvad selle piirkonnaga ja mida nad siis arvavad märjutamisest. Ja üldiselt oli küsimustik standardiseeritud, aga me lisasime ka 2 nii-öelda vaba mikrofoni vastust, et lihtsalt, et testida ennast, et kas meil on jäänud mingi väga oluline teema 2 silma vahele, et võib-olla on midagi, mida inimesed tahavad välja öelda, aga me ei olegi seda küsimusega katnud. Ja ma võib-olla liiga palju ei peatuks nendel sotsiaaldemograafilistel tunnustel, aga jah, et markeerida siis, et rohkem oli keskealisi vastajaid ja rohkem oli siis mehi. Ja see on vist üle Eesti trend, et maaomanike seas on rohkem mehi ja rohkem selliseid keskealisi inimesi. Ja me tegime esimese rühmituse siis sellise kokkupuute alusel Kikepera piirkonnaga. Et kõikidest vastajatest ikkagi üle poole oli neid, kes ei elanud kaitseala lähedal või ei olnud neil seal maad, et aga nad elasid Saarde vallas. Ja natuke alla kolmandiku siis jah, olid siis maaomanikud, või elasid seal lähedal või siis 13% oli neid, kes tundsid, et nad on selle alaga emotsionaalselt seotud. Ja kui me nüüd vaatame neid, millised vastajate rühmad moodustuvad siis selle kokkupuudete järgi, see slaid ütleb hoopis seda, et palju kipub olema juttu minu kogemuse kohaselt sellest, et põliselanikel on mingi otse kui täiesti eriline suhe piirkonnaga, täiesti erinev vaade, et meie uuringus see tegelikult kinnitust ei leidnud, et kõigepealt jah uurisime, et kui pikalt ajaloos on inimesed selle piirkonnaga seotud, aga see põlisus ei mänginud vastuste juures mingit rolli.
ja kui me lasime inimestel lihtsalt märksõnadega kaardistada seda Kikepera piirkonda, siis olid valdavalt ikkagi öeldi, et ilusad, võimsad, ürgsed metsad ja sood, palju loodust, palju eraldumisvõimalust, heas seisus loodus. Ja siin kõrval on siis Eesti maismaa ökosüsteemide seisundikaart, mis seda tunnetust kinnitab, et selle punase joonega on Kikepera kaitseala ja see on tõepoolest, loodus on seal paremas seisus. Aga siis järgmiseks me küsisime, et üldse, et selliseid nagu väiteid tõime Kikepera piirkonna iseloomustamiseks ja saime, et inimesed üldiselt nõustuvad sellega, et Kikepera on ilusate metsade, rahu ja eraldumise võimalusega piirkond, et seal on võimalik looduses käia, korilusega tegeleda, aga tabeli allots näitab siis seda või selle graafiku allots näitab seda, et tegelikult ei olda nõus sellega, et seal piirkonnas on kuidagi hea elukorraldus või et need teenused on elujärge toetavad või ka, et on head kogukonnasuhted seal. Et väga palju nõustumist sellega ei ole. Ja nüüd, kui me vaatame seda, et milline on inimese seotus selle kaitsealaga ja mida ta hindab, siis küllaltki loogiliselt, isegi ilma uuringuta võiks seda öelda, et mida lähemal inimene kaitsealale elab, mida rohkem on ta sellega emotsionaalselt seotud, et seda rohkem ka selliseid häid omadusi ta suudab Kikepera piirkonna kohta, et ta suudab nendega nõustuda. Ja kaugemal elavad inimesed siis suudavad rohkem nõustuda sellega, et seal on palju loodust või seal saab korilusega tegeleda, mistõttu on tegelikult neil kaugemal elavatel inimestel ka lihtsam nõustuda looduse taastamise töödega. Ja kui me siis kaalusime seda, et millised inimeste kokkupuuted on Kikeperaga ja kuidas, mis nad seal teevad sisuliselt ja milliseid omadusi nad hindavad, siis need, kes seal rohkem käivad, kes on kas töö või mingi hobiga seotud, et nad suudavad ka neid rohkemaid väärtusi hinnata. Mida kaugemal sa asud, et siis seda vähem sa neid väärtusi seal leiad. Ja küsisime ka siis suhtumist sellesse looduse taastamisse, veerežiimi taastamisse seal Kikepera metsades, selle kohta, kui palju inimesed kursis on sellega ja ka selle kohta, et mida nad arvavad sellest, et see Kikepera looduskaitseala üldse loodi, et see ei ole väga vana kaitseala, see moodustati 2017. aastal. Ja enne, kui ma Kikepera juurde tagasi pöördun, siis tahtsin näidata veel ühte slaidi, mis ei ole meie uuringu osa, mis on Eurobaromeetrist pärit ja kui eelmisel aastal küsiti üle Euroopa, et mida inimesed arvavad, mis on kõige tõhusam viis keskkonnaprobleemidega tegeleda, siis eestlased arvasid ma ei tea, kas ülekaalukalt, aga igatahes rohkem kui kõik teised eurooplased, et looduse taastamine on see kõige tõhusam viis. Aga nüüd siis tagasi sinna Kikepera juurde, et võib-olla jah, mõnevõrra sellise, ma ei tea, kas ebameeldiva üllatusena, aga ikkagi natuke üllatusena oli see, tuli, et me siin kaasame nii, et ninast veri väljas, aga ikkagi tee, mis sa teed, et 45% inimestest ei ole taastamisplaanidest üldse kunagi midagi kuulnud. Ja võib-olla see on ikkagi ootuspärane, et looduskaitse teemad ei ole inimeste igapäevaelu osa. Aga võib-olla positiivsem üllatus on see, et üllatavalt suur protsent on tegelikult rahul sellega, et looduskaitseala loodi
Või on, kui me liidame sinna veel need inimesed, kes on tänaseks leppinud sellega, siis tuleb see positiivne suhtumine Kikepera looduskaitsealasse on ikkagi üle 70%. Mis siis võib-olla näitab ka seda, et need oodatud hirmud ei ole tegelikult teoks saanud nende aastatega. Et kui me vaatasime eelnevalt kaitsekorralduskava siis avalike koosolekute neid protokolle, et sealt tundus, et nagu väga-väga suur oli see vastasseis. Aga tänaseks see ei leia tõestust. Ja see annab lootust tegelikult, et me vajamegi rohkem aega. Oih. Nii, ja see on üks päris oluline slaid, siit me küsisimegi arvamusi siis veerežiimi taastamise kohta või Kikepera alade märjutamise kohta, metsade märjutamise kohta. Ja mis sealt salata tuleb tunnistada, et ikkagi kõige rohkem suutsid inimesed nõustuda nende väidetega. Siin on siis rida väiteid, mis me esitasime, need olid kas taastamist pooldavad või taastamise vastu olevad väited ja küsisime, et kuivõrd sa nõustud sellega. Ja kõige rohkem ikkagi suutsid inimesed nõustuda nende väidetega, mis on ei ole taastamise poolt. Ikkagi üle 90% inimestest arvas, et maastik ikkagi muutub raskemini läbitavaks ja see on halb. Ja teine kõige populaarsem siis arvamus, millega kõige rohkem nõustuti, oli ikkagi see selline, kuidas nüüd öeldagi, selline esivanemate pärandi teema, et ikkagi paljud inimesed on oma elutöö selle kuivenduse rajamisse pannud ja see võibki olla valus vaadata. Et leiti siis, et ikkagi tuleb austada neid, kes on seda metsa kuivendusega siis kasvatanud. Ja siis on ikkagi see, väga palju oleme juba selle konverentsi juures ka rääkinud sellest puude suremise murest, et sellega ka ikkagi nõustuti. Ja need siis alumised skoorid või alumised väited kõige vähem nõustuti sellega, et metsade veerežiimi taastamine võiks vähendada kasvuhoonegaaside heidet või et nendes märgades metsades, et kas siis inimesed suudavad näha seda teistsugust esteetikat või teistsugust ilu. Aga siin vahepeal on ka tegelikult terve hulk huvitavaid väiteid, näiteks kas taastamine aitab õppida seda, kuidas loodusele tehtud kahju leevendada ja ikka pooled inimesed arvavad, et aitab küll. Või väga üllatavalt suur protsent oli nõus selle väitega, et kui puit jääb metsa, eks ole, et ühelt poolt me vaatame seda, et väga ikkagi kurb on vaadata seda, kui puit jääb metsa ja sureb seal ära. Aga teiselt poolt ikkagi ollakse väga nõus sellega, et see puit on elupaik. Et sellel puidul, mis sinna metsa jääb, on ka oma väärtus. Ja nagu ma ütlesin, me küsisime vaba vastuseid ka, et kus inimesed said siis arvamust avaldada. Ja need kaks ülemist gruppi, et need olid hästi-hästi ülekaalukad, tõesti kümnetes vastustes võib neid kokku võtta, et üks grupp on siis see, või üks arvamus, selline levinud arvamus on see, et pole hullu. Et meil on märgade metsadega kõik väga hästi. Ja teine arvamuste grupp, siis, mis oli ka väga tugev, oli see, et loodus saab ise hakkama edukalt. Jah, et ei peaks sekkuma. Aga sinna vahepeale tuli ka terve hulk selliseid
konstruktiivsemaid ettepanekuid või soovitusi meile, et kuidas siis nagu tagasi hoida kui on nagu suur taastamistuhin peal, et siis soovitati meil ikkagi nagu tasapisi, tasatargu teha seda. Mitmeid soovitusi oli ka sellel teemal, et tooge see puu metsast välja, tooge see ressurss metsast välja, et pärast seda, tehke siis, mis tahate. Saime ka soovitusi ikkagi selle kohta, kuidas me peaksime paremini teavitama inimesi. Ma ei tea, kas meie isiklikult või üleüldse kõik looduse taastajad peaksid paremini teavitama. Et ega siin ei jää üle muud kui nõustuda. Aga võib-olla üks huvitav aspekt, mis välja tuli või mis aitab ka natukene mõtestada seda vastuseisu, on see raha raiskamise teema, see 6, et vaba vastustest tuli välja see selline ülekohtu tajumine, kui võrreldi taastamisele kuluvaid summasid oma peas, kaaluti nende summadega, mis näiteks kulutatakse kohaliku elu edendamiseks. Iga valla sees inimesed ju näevad, mida on vaja teha või kuulevad, et raha ei ole selle või teise või kolmanda jaoks, aga et siis seda võrreldakse selle taastamise kalli hinnaga. Ja see tõesti ongi nii, et taastamine ongi kallis. Aga jah, need vabavastused ka paljastasid seda, et tegelikult ei ole, see pilt ei ole nii mustvalge, see pilt ei ole nii ühtlane, et oli ka tõesti mitmeid arvamusi selle kohta, et kuivendus võib olla ka metsadele kahjulik ja metsa raiumist ja kuivendust ja märgalade taastamist tajuti kõiki nagu ühtviisi ohtlikuna metsale, et neid sekkumisi tajutakse ohtlikuna. Ja kui me siis püüdsime rühmitada ja selle alusel, et kui palju siis, milliste väidetega siis inimesed nõustusid, seal kokku oli erinevate küsimuste peale 15 väidet ja kui sul olid ülekaalus need positiivsemad väited, et siis need inimesed moodustasid ühe grupi ja tõesti selline selge suur vastumeelne grupp negatiivse suhtumisega moodustas siis teise grupi, see oli kõige suurem neist gruppidest. Aga võib-olla huvitav on see, ja siis on, eks ole, ükskõiksed inimesed, kes eriti midagi ei tea ja keda ei huvita ka. Aga võib-olla kõige huvitavam on see teine grupp, seda on umbes 5% vastajatest, kelle peas olid need positiivsed ja negatiivsed argumendid kõrvuti. Et nagu ma ütlesin ka seal nende väidete juures, et sa võisid korraga arvata seda, et on väga paha, kui puu sureb metsas või on väga paha, kui ta sinna metsa jääb, et ta ei tooda välja, aga samal ajal võisid sa ka nõustuda selle väitega, et see on okei seal metsas või et see on kellelegi kasulik või vajalik seal metsas. Ja nagu ma ütlesin, siis see negatiivse suhtumisega grupp on kõige suurem, aga selle kõrval on tõesti sellised, kas täitsa nagu rohkem positiivse suhtumisega või siis positiivsed ja negatiivsed väited on tasakaalus. Ja mis me sellest kõigest siis järeldada saame, et tõesti see pilt ei ole mustvalge, see vastasseis ei ole mustvalge, kuigi nii võib esimese hooga tunduda, kui me sinna avalikule koosolekule läheme. Ja kui see jääb ainsaks koosolekuks, siis meil ei olegi muud infot, aga selle suure vastuseisva rühma kõrval on väiksemaid.
ja kes siis kas ei kuulu selle hääleka vähemuse hulka, kes ei taha kõva häälega välja öelda seda, aga kelle suhtumine on tegelikult natukene teistsugune. Ja ütlesin ka, et see mure märgade metsade pärast põimub tegelikult murega raiete pärast. Ja tajutav oli ka tõesti hirm selle koleduse pärast, et maastik muutub koledamaks. Ja see suur rahulolu ikkagi kaitseala loomisega annab lootust, et tegelikult võib-olla lihtsalt on vaja rohkem aega. Et looduse taastamine või märgade metsade taastamise lugu on värske lugu. Ja panin siia siis mõned õppetunnid ka, kuna niimoodi ma olin välja lubanud, et mul tegelikult ei meeldi niimoodi dotseerida, aga võib-olla siis jah, et väärtuskonflikte kaasamisega, lihtsalt rohkema kaasamisega lahendada ei saa, et see on üsna selge. Aga see ei tähenda, et kaasamist ei peaks tegema, et seda dialoogi on ikkagi vaja ja seda dialoogi on vaja just nimelt nagu pidevalt. Seda on vaja võib-olla isegi enne, kui üldse meil mingid taastamise plaanid nagu on, et meil oleks vaja pigem võib-olla sellist nagu kodumaastike visioneerimist. Aga see oli minu viimane slaid ja ma olen natuke üle aja ka läinud ja ütlen siinkohal aitäh kuulajatele. Aitäh, Mari, aga mõtlema panev ettekanne tõesti. Et mõned küsimused on meil ka tulnud Sliidosse ja ma võib-olla alustaks sellest, et meil on küsimus, et milline on teiste riikide kogemus märgalade taastamisel? Kas kogukonna hoiakud on sarnased või eristub Eesti siin kuidagi muust Euroopast? Kas sul üldse on mingit sellist teadmist või? Mul on üsna vähe seda teadmist, aga oleme siin Waterlandsi konsortsiumi sees suhelnud Inglismaal kaasajatega ja ikkagi üsna sarnased on need mured ja üsna sarnane on ka tegelikult see lähenemisviis või see arusaam, et see dialoog peab kestma pikka aega ja see aitab võib-olla seda konflikti ikkagi maandada. Aga sa saaksid võib-olla väga lühidalt ja konkreetselt välja tuua, mis laadi siis ükseid kaasamismeetodeid te üldse kasutasite Kikepäras üldse? Kui lai see spekter teil oli ja mis siis võib-olla üldse nagu andis teie arust efektiivse siukse kaasamise? Ja no ikkagi üks pool olid sellised klassikalised avalikud koosolekud, tutvustasime, rääkisime oma plaanidest. Need, nagu ma ütlesin, ei ole kõige parem platvorm, eriti kui on tegemist vastuseisuga. Et kui on teada, et seal vastuseis on. Käisime ka väljas, et meie kogemus ütleb, et väljas looduses käies on inimesed kuidagi alati konstruktiivsemad ja rahulikumad ja nagu palju mõnusam on suhelda. Et mitu väljaskäiku oli meil ka. Ja proovisime ka tõesti teha nagu sellist meetodit, et panimegi need taastamisalade kaardid laudadele ja andsime võimaluse nagu joonistada sinna nagu kaardi peale, et mis on need tundlikud kohad. Mis on need, et me pigem ei taha vaielda selle üle, et kas üldse taastada või mitte. Ja? Et kui see on see projektipõhise taastamise nõiaring on ju, et enne sul ei ole nagu põhjust minna ja kui sul on siis projekt, mida sa lähed nagu tutvustama, siis sul on ikkagi mingid raamid ees. Aga nende raamide sees, et seal on mänguruum, et seal on alati suuremate projektide puhul mänguruum ja püüdsime nagu seda mänguruumi nagu võimalust anda. Et sellel konkreetsel kaasamisüritusel me väga edukad ei olnud, et ma ei mäleta, kas ühtegi kriipsu sinna kaardi peale tekitati, küll aga neid ettepanekuid tuli ja need ettepanekud, et kus siis tagasi tõmmata. Ja nende ettepanekud me kaalusime kõik läbi ja ikkagi märkimisväärselt ka nagu tulime vastu. Kas see siis aitas ka seda konflikti juhtida? Ma arvan, et teatud juhtudel aitas,
küll. Kas see nüüd suurt konflikti aitas juhtida, aga et see tõesti nagu annab selle aru saama, et kus see mänguruum on või kus need piirid on või et mis teemal me üldse läbi räägime täna, et see on ülioluline aru saada ja seda on üllatavalt raske selgeks teha, et kus on need mängupiirid või kus on need nagu see vaidlemise või see kaasamise või see arutelude ruum täna. Ja üks suuremaid väljakutseid. Aga aitäh, Mari. Meil on aeg kahjuks otsas. Küsimusi on siin veel palju, nii et ma kujutan ette, et sulle tuleb neid veel siin järgmistel. Hea meelega.